et ma paluksin nüüd meie viimase ploki esinejaid siia. Made, Kati, Kairi, Urmas ka. Tulge, palun. Ma ju tean, et olete siin olemas. Väga tore. Et kui me enne rääkisime ilust, siis nüüd hakkame rääkima turvalisusest. Ja Kati. Jah, Kati on siin olemas. Kati hakkab kohe pihta. Ja palun, Kati. Ja kus Made? Made. Ei tea. Ja kus mul mugav sealt? Sealt poolt, jah. Nii, tere minu poolt. Minu nimi on Kati Tamtik ja tulen teie juurde sellisest asutusest nagu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Oleme jaanuarikuust saadik siis toimetanud uue ameti nime all ning varasemalt meie funktsioon oli siis Tehnilise Järelevalve Ametis. Ja miks me täna räägime teile koduohutusest? Just sellepärast, et süda läks soojaks, kui vaadata neid ilusaid pilte, mida siis on korterelamutega tehtud, aga need majad, millega meie igapäevaselt tegeleme, ei ole mitte nii ilusad. Ja kuna seda ohutust tuleb silmas pidada, see muutub järjest olulisemaks meie vananeva hoone fondi pärast, sellepärast me ka ise juhime sellele järjest enam tähelepanu. Ja seetõttu ka me oleme välja töötanud eelmisel aastal sellised ohutu koduraamatud, mis on väljas ka laudade peal, mida te saate kõik kaasa võtta, ma väga soovitan. Ehk et see kõik, millest ma hakkan rääkima, kõik nõuded, mida tuleb järgida, mida tuleb silmas pidada, mida tuleb kontrollida, on siia raamatusse kirja pandud. Et muidu seadusest otsida on väga keeruline, seaduseid on palju, siis siin on tehtud lühikokkuvõtet, on kakskeelne, nii eestikeelne kui venekeelne, et võtke endale kaasa ja võtke sõpradele ka ja kui siit saab otsa, siis küsige meie käest juurde. Nii, aga läheme siis teema juurde. Kui me üldse räägime ehitistest ja nende korrashoiust, siis tuli õige slaid, jah. Et siis täna ehitusseadustik üheselt määrab omanikule kohustuse, et oma ehitised tuleb korras hoida. Need peavad olema ohutud eelkõige elanikele, peavad olema kõrvalistele isikutele, kõigile teistele, kes seal hoonetes käivad. See on üks väga oluline printsiip, mida tuleb silmas pidada ja mis on muutunud uue ehitusseadustiku tulemisega, on ka see, et hoolduskohustus kui selline on omanikele peale pandud, et oma hoone eest tuleb ka hea seista, seda tuleb hooldada, seda tuleb remontida ja seda tuleb korras hoida. Ja nüüd rääkides nendest probleemidest, millega meie igapäevaselt tegeleme ja mida siis tuleb silmas pidada, siis üks meie väga oluline valdkond on ehitiste püsivus, ehk et siis konstruktsioonide ohutus ja eelkõige need probleemid, mis meie lauale jõuavad, on kõiksugused kandvad ja mittekandvad vaheseinad, nende eemaldamine. Et siinkohal ma tuletan kõigile meelde, et kandvad vaheseinad on oluline kaasomand hoonest, nende eemaldamiseks tuleb koostada ehitusprojekt, nende eemaldamiseks tuleb võtta ehitusluba ja hiljem ka kasutusluba ja need tuleb ka kõigi korteri omanikega kooskõlastada. Et see ikkagi aeg-ajalt läheb meelest ära ja ka veel täna on need probleemid väga aktuaalsed, et naaber hakkab tegema remonti, võtab seinad vahelt ära ja siis ülevalt kellegil vajub kas põrand ära, vajuvad seinad ära või mööbel nihkub. Et pidage seda kindlasti silmas. Eriti hea meel oli mul selle üle, et rõdupiirded said eraldi auhinna. Et see on väga hea tunnustus. See näitab seda, et probleemiga tegeletakse, sest need vanad rõdupiirded on suur probleem. Et oli juttu tõesti, et siin samas üle tee ühel korterelamul üks rõdupiire tuli alla. Neid juhtub igal aastal. Et neid küll meediasse jõuab vähe, aga see on tõsine probleem. Ja me igal aastal teeme päris mitmeid ettekirjutusi selle probleemi likvideerimiseks. Ehk rõdu
piirdekonstruktsioonid on rasked, armatuur seal sees hakkab ära väsima, kinnitused hakkavad ära väsima ja see on väga-väga suur oht hoone küljes. Siinkohal ma tuletan veel meelde, et rõdupiirded on korterelamu kaasomandi osa, ehk et see ei ole kellegi korteriomaniku ainuisikuline probleem. Et kui vaadatakse, et rõdu on halvas seisukorras, et see korter, kelle juurde see kuulub, et võiks ju siis korda teha. Ei, see ei ole teps mitte niimoodi, et hoone välispiire on kaasomandi osa, ehk et kõik korteri omanikud vastutavad selle eest ühiselt ja samamoodi tuleb ka neid hooldada ühiselt. Aga mittevastavused, mida jälgida korterelamute puhul, on siis olulised praod nii kandvates kui mittekandvates seinas, kõiksugused deformatsioonid, korrosioonikahjustused ja niiskuskahjustused. Kui te märkate selliseid probleeme oma hoone juures või ka mõnel teisel hoonel, naabermajal kusagil samas kvartalis, siis juhtige kindlasti nendele tähelepanu, et ega need ei teki niisama. Ja kui tekib kahtlus selle konstruktsiooni või hoone ohutuses, siis seda kahtlust saab hajutada, likvideerida või ka siis vastavad tehnoloogilised lahendused leida läbi auditi teostaja. Et tänapäeval on turul olemas pädevad eksperdid, kes siis teevad teie hoonele auditi, kui teil on tekkinud kahtlus, ja nad siis annavad hinnangu sellele, et kas see on ohtlik, ei ole ohtlik, kui on, mida siis täpsemalt teha. Sest et kui te ise selle probleemiga ei tegele, et siis üks tuleb meie amet ja teeb teile ettekirjutuse. Te peate ikkagi selle auditi ära tegema ja selle probleemiga tegelema hakkama. Aga mitte ainult, et korterelamu ei koosne mitte ainult 4 seinast, vaid seal sees on ka väga palju erinevaid paigaldisi. Nüüd viimastel aastatel väga suure tähelepanu all on gaasipaigaldised ja vingugaas, mis tekib gaasi põlemisel. Me kõik ju teame neid kurbi õnnetusi ja uudiseid, mis siit meediast pidevalt läbi käivad. Et oma gaasipaigaldised, kui need majas on, need tuleb korras hoida. Enne seda, igal gaasipaigaldisel peab olema korrektne dokumentatsioon, et oleks tuvastatav, mis paigaldisega on tegemist, kuna on tehtud seal mingisuguseid remonttöid, hooldustöid, kes seda on teinud ja millal on vaja järgmisi tegevusi teha. Ja kui me räägime dokumentatsioonist, siis kindlasti uutel gaasipaigaldistel on nõutud projekt, seadme kasutusjuhend ja samamoodi auditid, mida tehakse siis enne kasutuselevõttu ja teatud aja pärast ka paigaldise kasutusel olles. Ja ära ei tohi ka unustada, et mis on tekkinud vale arusaam turul, et kui mul on gaasipaigaldis ja mul on seal madala temperatuuriline põlemine ja korsten, et siis aga seda korstend ju ei pea pühkima, et seal tekib ainult kondensaat ja nii edasi. Et päris nii see ei ole. Et vaadake üle ka need korstnad ja ikkagi laske ka korstnaid puhastada. Mida veel, kui korterelamusse tegelikult ka majja ükskõik kuhu paigaldatakse gaasiseade, kus toimub põlemine, siis see ruum, kuhu see gaasipaigaldis paigaldatakse, peab olema teatud suurustega. Ta peab olema vähemalt 7,5 kuupmeetrit ja selles ruumis peab olema piisav õhuvahetus. Ehk et kas seal seinas, ukses, kuhu mujal annab teha, peab olema vähemalt 300 ruutsentimeetri suurune ava. Just selle jaoks, et see gaasiseade kui selline saaks oma põlemiseks hapniku peale. Kui ta ei saa, siis hakkab jälle tekkima vingugaas ja muud mürgised ained. Gaasiseadmeid ja paigaldisi tuleb kontrollida 1 kord aastas ja soovitame väga seda teha enne kütteperioodi algust, kui te hakkate väga intensiivselt gaasiseadet paigaldama. Kui te kasutate ainult vee soojendamiseks gaasipaigaldist, siis seda tuleb samamoodi pidevalt hooldada vähemalt kord aastas. Kontrollida üle ja veenduda, et kõik oleks korras. Kui me varasemalt rääkisime ka auditi juures pädevast isikust, et meil täna ehitusseadustik näeb ette, et kõiki sellised pädevust nõudvad töid võivad teha pädevad isikud, kellel on kutsetunnistused, ehitusvaldkonnas natukene erinev, et kui sul on mitteloa kohustuslik töö, et siis otseselt ei pea ka kutsetunnistusega inimene olema. See kõik ei kehti gaasipaigaldiste puhul, kus mis iganes gaasiga seotud töid peab läbi viima pädev isik. Ehk et isik, kellel ei ole gaasipädevust, kellel ei ole vastavat paberit,
Sisuliselt tohib ainult gaasikatla pealt tolmu pühkida ja see on kõik, mida ta võib teha. Kõikide muude tööde jaoks on vaja juba kutsuda siis vastav tehnik kohale, kellel on siis olemas vastavad pädevused ja paberid ja kes teab, mida teha. Sest et enamus õnnetusi tegelikult, mida me ise käime koha peal vaatamas, menetlemas, tuvastamas, enamus on põhjustatud ikkagi, kuidas nüüd öelda, mitte pädevast gaasitöödest. Et tulebki naabrimees, kes keerab seal torusid, vahetab põlve ära ja nii edasi. Ja sealt hakkavad probleemid. Ja samamoodi, et kui teil on gaasiseadmega ruum, siis selles ruumis peab olema vingugaasiandur. Et see on kohustuslik. Selle kohta nüüd meil algab ka varsti kampaania, kus me veel kord tuletame meelde, et kindlasti pange need vingugaasiandurid. Ja soovitame panna need vingugaasiandurid ka korteritesse, kus võib-olla gaasipaigaldist otseselt selles ruumis ei ole, aga on kõrval korteris seina taga ja te ei ole kindel, et kas naabril on see paigaldis või mitte. Ma ei tea, kuidas me nende küsimustega teeme, ma näen, et küsimus on saanud. Ma tahan täpsustada, gaasipliidiga ruum ei ole gaasipaigaldusega ruum. Te räägite boilerist praegu. Ma räägin boilerist, jah, või veesoojendist. Siin ongi oluline vahe, köök on midagi muud kui boileri ruum. Jah, see on väga hea tähelepanek, aitäh. Nii, aga siis jah, et kindlasti vingugaasiandur. Aga mitte ainult gaasist, vaid ka elektrist. Siis elektri puhul kehtivad suuresti samad reeglid nagu gaasipaigaldiste puhul. Elektripaigaldisele peab olema samamoodi dokumentatsioon. Kui teil ei ole olemas elektriprojekti, et on tegemist nii vana paigaldisega, siis vähemalt peavad olema skeemid, et oleks tuvastatav, kust toide tuleb, milline sektsioon, mida toidab ja nii edasi, et saaks ohutult ka elektritöid tulevikus läbi viia. Kui ei ole, siis tuleb tekitada. Kutsuda pädev isik kohale, kes joonistab ülesse. Samamoodi kõik tööde, mida te paigaldises läbi viite, tuleb dokumenteerida, et oleks samamoodi tuvastatav, mida te olete teinud või mida te tulevikus planeerite järgmist tööd, et saate arvestada varasemalt tehtuga. Ja enne kasutusele võttu tuleb igale elektripaigaldisele teha kasutuseelne audit ning ma arvan, et seda kõik teavad, et kui on üle 100 amprise paigaldisega tegemist, et siis tuleb koostada ka käidukava ja sellel peab olema järelevaataja. Samamoodi elektritöid tohib teha eripädevusega isik, kellel on siis kas pädevustunnistus või kutsetunnistus ja kes on siis registreeritud majandustegevuse registris. Et siin ma siis jälle täpsustan, et elektritöö alla küll kvalifitseerub, aga otseselt seda nõuet näiteks ei kohaldata lambipirni vahetusel, et seda te võite ikka ise teha. Et selle jaoks ei pea kutsetunnistusega elektrikut kutsuma, aga muud elektritööd nõuavad juba pädevat isikut. Ja siis samamoodi, et tuleb teha korralisi auditeid vanemates majades kord 5 aasta jooksul ja uutemates siis kord 10 aasta jooksul, et tuvastada kaablites olevaid kõiksuguste ühenduste ja kaablite enda väsimust. Nii, aga siis üks väga oluline valdkond veel, mis järjest enam ka leiab kajastust, on tegelikult garaaži uksed. Paari sõnaga ainult. Et me oleme ka meediast kuulnud, et juhtub selliseid koledaid õnnetusi, et uks kukub alla ja keegi jääb sinna alla. Parimal juhul on see auto, halvemal juhul on see mõni isik, kes sinna alla jääb. Siis garaaži uste kohta peab olema samamoodi ehitusprojekt või selle eriosa, mis käsitleb konkreetset garaaži ust, selle kasutusjuhend ja korrashoiuks vajalik teave. Siinkohal kõikide seadmete ja paigaldiste kohta ka veel infoks, et kui teil on seadmete paigaldiste, seadme paigaldise osa seadmete kasutusjuhendid, siis tegelikult see kasutusjuhend on sama tähtis kui seadus ise. Ehk seda tuleb järgida, sellest tuleb lähtuda ja kui kasutusjuhend annab ette nõuded hooldamisele, siis seda tuleb samuti järgida. Näiteks garaaži uste puhul väga tihti kasutusjuhendist tuleb välja, kui tihti ja milliseid tegevusi ühe ukse juures tuleb teha.
Samamoodi seda ust peab kasutama vastavalt kasutusjuhendile ja mida me igapäevaelus näeme, on see, et inimesed käivad läbi nende garaaži uste alt, kus tegelikult läbi käia ei tohi. Ehk kui te ka oma kortermajas, suvilas, garaažis, kus iganes plaanite paigaldada garaaži ust, siis jälgige seda, et kui te soovite sealt samast uksest läbi käia, siis teil peab olema garaaži uks, millel on eraldi läbikäigu uks. Ehk et see hoiab ära selle ohu, et kui te hakkate uksest läbi minema, siis see garaaži uks ei saa liikuda. Sest et kui nüüd näiteks uksega juhtub midagi, uks jääb ülesse, te ei tea, mis hetkel te sealt alla tuleb. Ja kui te sinna alla lähete, siis te olete ohus. Aga uste hooldusest rääkida, et siis reeglina võiks uksi hooldada ja kontrollida 2 korda aastas. Ja kui nüüd teie uks on rikkis või läheb katki, jääb ülesse, siis kindlasti ei tohi selle ukse alla minna. Ja tuleb teha kõik endast olenev, et ka keegi teine sinna ukse alla ei lähe. Kas see ala ära piirata, panna sinna mingisugune takistus ette, nii edasi, ja esimese asjana kutsuda kohale tehnik. Sest need uksed on väga-väga rasked ja kujutage ette, et uks on oma pindalalt terav, see on 300 kilogrammi, kui ta sealt hooga alla tuleb, tekitab väga tõsiseid vigastusi. Ja samamoodi, et kui see uks on jäänud kinni, et ärge hakake seda ise kangutama, kutsuge selleks ka vastav spetsialist kohale ja informeerige kindlasti teisi. Aga nüüd jõuame selle juurde, et on palju selliseid ohutustingimusi, need, mis ma siin ette lugesin, ei olnud muidugi kõik, vaid olid sellised suuremad ja olulisemad. Aga kui me jõuame selle juurde, et kes siis vastutab, siis ehitise ohutuse ja korrashoiu eest vastutab selle omanik. Tekib tihtilugu vale arusaam, et arvatakse, et meil on nüüd igal pool ühistud ja et küll see ühistu vastutab ja mina omanikuna ma üldse ei mõtle ja ei muretse sellele probleemile, et päris nii see ka ei ole. Et vastutab ikkagi omanik. Kui me räägime nüüd eriomandist või vanas mõistes siis sellest korterelamu reaalosast ja kaasomandist, siis eriomandi osas vastutab iga korteri omanik ise. Ehk see kõik, mis jääb ühe korteri sisse, me räägime siis mittekandvatest seintest, me räägime korteri sisesest elektrisüsteemist, korteri sisesest gaasisüsteemist ja nii edasi. Et selle eest vastutab konkreetse korteri omanik. Kõik, mis on kaasomandis, ehk siis kõik kandvad seinad, nagu ma ütlesin, ka rõdupiirded, elektripaigaldised, gaasipaigaldised, mis teenindavad maja tervikuna, need on jah kaasomandis ja nende eest vastutavad kõik omanikud ühiselt. Ja seda vastutust ei saa ühistu kaela veeretada. Ehk et kui midagi juhtub, siis vastutusele võetakse ikkagi omanik. Ühistule saab küll ülesandeid edasi delegeerida. Ja kui siis konkreetne ülesanne on edasi delegeeritud ja siis midagi juhtub, juhatus ei ole oma kohustust täitnud, et see on natukene teistsugune menetlus siis, et vaadatakse, et kes on jätnud siis vajalikud tegevused tegemata. Aga kui omanikud ka seda ülesannet ei ole andnud, siis vastutavad ikka omanikud. Ja siinkohal veel, et kui nüüd näiteks meie amet peab sekkuma, et majas on probleem, omanikud seda ei likvideeri, tuleb nüüd TTJA ja hakkab ettekirjutust tegema. Kui näiteks probleem on ühe rõdupiirdega, siis TTJA ei tee ettekirjutust ainult sellele korteri omanikule, kelle rõdupiirdega on tegemist, vaid siis saavad ettekirjutuse juba kõik korteri omanikud just selle ühe rõdupiirde kohta. Ja mis siis saab? Alati peab ikka lõpetuseks natukene nagu ehmatama, et mis siis saab, kui ei jälgi oma nõudeid, et selle kohta ka tegelikult nii ehitusseadustik kui ka seadmeohutuse seadus näeb ette väga konkreetsed tingimused, kuidas siis on võimalik karistada sisuliselt inimest, et kui ta oma kohustusi ei täida ja siis on võimalik karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, kui omaniku tegevusetusega on põhjustatud oht, kas siis iseendale, kellelegi teisele või ka inimesele tänavalt. See tegelikult puudutab ka katustelt jää ja lume eemaldamist talvel. Et talv on kohe tulekul, ärge siis ka seda ära unustage. Nii,
aga minu poolt siis kõik selline lühikene sissejuhatus ja ärge unustage neid raamatuid võtta, kindlasti võtke kaasa ja lugege.